oleme maandunud Gdanski, on nii raske meest hääldada. Aga jäime bussist just maha, täpselt mingi paar minutit oli aega ja nägin, kuidas buss sõitis ära, pani uksed kinni. Aga pole hullu, pool tundi hiljem läheb uus või tegelikult meil on juba vähem jäänud. Tulebki paari minuti pärast. Ja siis sõidame bussiga kesklinna. Me ei hakanud taksot võtma, sest et meil on majutuseni aega, et mis me ikka kiirustame. Ja tulebki meie buss sealt tegelikult, nii et lähme bussi peale. Majutuse juurde, see on seal selle värava taga. Ma nii läbi omadega nii palav on siin. 26 kraadi oli lennujaama juures, nüüd on, ma ei tea, rohkem kindlasti. Täna tuleb kuni 29, aga see on ka vist ainuke soe päev. Eestis pidi ka soe olema praegu, aga meil on 15 minutit aega. Ma küsisin early check-in'i ja ma ei tea, ma pole siiamaani kinnitust saanud. Ma sain vahepeal vastuse, et sellest tuleb juurde maksa. Ma mingi okei, ma maksan, aga lõplikku kinnitust ma pole saanud, nii et ma ootan veel. Ja täiesti lõppu palav on. Aga ühesõnaga ma helistasin 2 korda seal naisele, või mehele, ma ei tea, kes ta on, ta ei võtnud vastu. Eks ma ootan 12-ni. Vaatame, mis saab. Sest Sonja tegelikult tahab hullud magada, ma tahaks ise ka visata pikali ja pesema minna. Ja siis siin on täpselt, et see vanalinna tulla on vaja läbi tunneli tulla ja siin on 2 pool see kaldtee, aga see kaldtee on selline, et seal on ainult rataste kohad. Teate, et ei ole nagu tervik, on ja. Nii raske oli sealt üles ja alla ja siis üks mees aitas mõlemat poolt. Ise tuli pakkuma abi. Meil nüüd lõunaoinak on tehtud ja ma näitan teile kiiresti selle korteri ära. Me asume täiesti vanalinnas ja väga palju valikuid nagu polnud või oli muidugi valikuid palju, aga just nagu asukoha ja hinna suhtes, et me tahtsime mitte just kõige kallimat, aga ega need hinnad hakkasid ka seal kuskil 500 alates ja väga paljud olid juba ära bronitud nendeks kuupäevadeks. Et ma ei tea, ma küsisin ChatGPT käest ka, et mis toimub, et miks augustis nii kallid hinnad on. Ja siis ütleski, et august on kõrghooaeg. Okei, uus info siis mulle. Aga ja ma ei tea, palju ma täna saan linna peal filmida, sellepärast, et mul sai aku vahepeal suht tüüaks ja ma ei viitsi siin toas passida, et seda lasta laadida. Nii et täna siis nii vähe. Aga see, miks ma siit üldse alustan? Ma lähen koridori. Ühesõnaga, koridorist tuled sisse, siin on esik ja hästi avar. Köök on ka nagu mega avar. Hästi selline, kõik on olemas, nõudepesumasinad, ahi, mikrouun, veekeetjad, kõik asjad. Siis siin otse on vets vannituba, siin on vann, kuhu täna õhtul Sonja kindlasti läheb. Ka nagu kõik jumala puhas timmis, okei, siin on Sonja mustad jalajäljed juba. Ja siin on siis magamistuba on ka hästi ruumikas, et siia oleks tegelikult see beebivoodi meil mahtunud, aga nad kirjutasid, et nad ikkagi ei saa seda. Ainuke jama on see, et need kardinad ei ole täiesti pimendavad, nii et ma panin pleedi sinna poole selle peale. Suur peegel, triikimislaud, kõik asjad on nagu olemas. Ja siis siin on siis elutuba, kus Sonja leidis mingi kleepsud on lemmikud ja siin on ka mega avar ja siin tegelikult siis saab magada ja mu sõbranna magabki oma lapsega nädalavahetusel, kui nad tulevad. Et siin ei olegi telekat, tegelikult telekas on seal magamistoas. Ja tegelikult on hea, et seal on köök eraldi, mitte ei ole köök elutuba, sest et siis, kui sõbranna paneb enda lapse magama ja Sonja paneb magama, siis me saame vähemalt köögis istuda ja jutustada. Aga praegu me lähme linna. Me ChatGPT käest küsisin toidukoha soovitusi meie majutusasutuse lähedal. Siis ta soovitas mingit kohta mingi hommikusöögiks, et tuua hullult hea nagu lapsega. Aga siis mõtlesin, et ma tahaks seal nagu õhtust proovida süüa ka siis, kuna see on nagu top soovitustel. Siis me kõndisime ja siis ma leidsin hoopis mingi teise koha tee peal. Seal oli nagu suurelt oli kirjas, et kids menu ja ma ei tea, mingi kids, ühesõnaga mingi hull lastesõbralik koht ja tõesti siin on hästi suur see mängunurk, mis on nagu tore. Ja üldse suur koht ja otsustas me tuleme siia. Tellisin kartulipüree kanaga, ma ei hakka friikaliga mitte midagi võtma. Et
aitab sellest friikatest. Ühe päeva võib-olla kuskil vahepeal saab, aga nüüd on see, et ta peab minuga hakkama neid toite jagama. Et ei ole see, et oleme reisil ja sööme nii-öelda kehvemini siis või kehvasti. Aga ma ei tea, kas ma olen üldse rääkinud, miks me siia tulime, siia Poola. Esiteks on see, et Wyzeriga on head odavat lennud, ja Gdansk on siuke nunnu koht ka, et võiks lahti külastada. Jäime toidu kätte juba. Mul vist jutt ja vahepeal pooleli. Meil siin toodi toit nii kiiresti. See on mingi bistroo. Ja sellepärast ongi ilmselt toidud juba valmis, nii-öelda soojas. Ja sõime ära juba ka. Ja Sonja siin nüüd mängib. Ja ma lihtsalt maksin arve ära ja ma ootangi, et millal ta mängib oma isu täis, sest et õues on tegelikult päris palav. Õhk nagu üldse ei liigu. Õhk on siuke lämbe juba ka, et parem oleme siin. Siin on küll konditsioneer, ma panin talle pusa selga ja lapsel on vähemalt lõbus, et mida ta passib seal õues ja piindleb ja vahib neid hooneid, mida mina tahan näha ja teda tegelikult üldse ei huvitagi. Või need kohad nagu. Aga ühesõnaga, miks me siia tulime? Gdanski ongi see, et ma tahtsin minna kas Budapesti, mitte Bukaresti, Budapesti. Või siis mõtlesin, või siis Gdansk näiteks on ju. Poolas ma olen varem käinud, Ungaris ei ole, et pigem oleks tahtnud Ungarit minna, aga siis oligi see, et samas oleks tore nagu sõbrannat näha, me õppisime koos Hispaanias Erasmuse programmiga, mina olin pool aastat, tema oli aasta ja siis päris alguses kohe, kui ma sinna läksin, siis saime tuttavaks ja terve selle aja, kui ma seal olin, siis me nagu hängisimegi koos ja värki ja meil olid veel mõned sõbrannad seal nii-öelda pundis. Aga tema oli siis üks neist ja tal on tütar ka, kes on Sonjast 5 päeva vanem. Et ma just nagu nii äge selline kokkusattumus, aga jah, seda Poola sõbrannat ta on siis kohalik siit ja teda ma ei ole näinud nüüd, mis meil on 2026 on praegu ja 2013 või 2014, et 12 aastat me ei ole näinud, suhelnud oleme niimoodi hästi vähe, et vahepeal mingitele story'dele midagi kirjutanud ja värki, aga alguses oli küll meil see, et kõikidele sõbrannadele saatsime neid sünnipäevakaarte seal mõned aastad aga see vajus ära ja niimoodi ja paari aastaga seal, aga ei äge oli, et mõndadele, kes meil oli seal Argentiinas elas üks, siis on Prantsusmaal 2 tükki ja Koreasse saatsime ka, Lõuna-Koreasse ja Poolasse ka siis ja et need olid need meie plikade punt, kellega me seal siis olime nii-öelda meie see tüdrukute kamp, kellega me igal pool kohe käisime. Vot, ühesõnaga pikk jutt, aga tulin siia sõbrannaga kokku saama ja ma saan temaga kokku reedel, kuna ta on ikkagi käib tööl ja nii on et nädalavahetuseks ta siis tuleb, ühineb meiega, ta elab Varssavi lähedal. Vot, nii et täna on kolmapäev, neljapäev, ongi homne päev veel meil kahekesti veeta ja ma arvan, et võib-olla esimene päev, pool päevast ka reedel, et äkki nad õhtupoole tulevad. Aga eks ole näha. Kes see on? Ninasarvik. Terutame siin mööda vana linna. Meie majutus on ka vana linnas. Aga siin on hästi palju restorane. Ma sinna poole kõndisin, mõtlesin, et nii ilus on, et ma pean ikka teile ka näitama, et võib-olla me rohkem siia mingi teine päev ei satu. Aga seal oli üks promenaad ka, kus ilmselt me võib-olla äkki lähme õhtupoole jalutamas. Täna on tõesti nii suve ilm. Ja praegu siis suundume 2 nii-öelda vaatamisväärsust vaatama siin vanalinnas ja siis lähme Aldisse. Et me tahtsime mingid suuremad supermarketit, kus osta siis hommikusegi materjali ja mingid asju veel. Maas.
Siin on Gdanski kõige kuulsamaid sümboleid Neptuun. See pronksist merejumal paigaldati siia 1633. aastal ja seisab otse Artuse õue ees. Neptuun vaatab kuninglike majade poole, väidetavalt austuse märgiks Poola kuningate vastu, kes Gdanskis viibisid. Pistnutit hiljem me oleme mingisuguse suure kaubanduskeskuse juures, aga me ei lähe sinna. Seal Aldi peaks olema siin kõrval hoones. Väga palav on ikka. Mõlemad Soonjaga näost tegelikult punased. Aga ma arvan, et siin on Douglas, Pepco, mingi Sinsei, põhimõtteliselt samad poed kõik, mis meilgi on, nii et ei ole midagi huvitavat. Täna ei hakka sinna poodi minema. Jep, läheme toidupoodi. Siia toidupoodi. Siia poodi. Aitakaa. Issand, kui hea idee on sellisel asjal. Vanematele sellised pingikesed ja lastele mingi, ma ei tea, mis on sellised kivid vees, aga see toimib. Väike update siit samast. Ma nägin ühte naist ühe väikse kotikesega ja mulle tundub, et tal on seal sees merevaik. Ehk siis siia on toodud hunnik kive, milles leidub merevaiku ja seda nad siin tegelikult otsivadki. Ma teadsin, et nad otsivad midagi, aga ma ei saanud aru nagu mida. Aga Soonjal on lihtsalt lõpus. Augustis toimub Gdanskis üks Euroopa suurimaid tänavalaatu, Püha Dominikuse laat. Selle traditsioon sai alguse juba aastal 1260 ning tänapäeval täidavad kogu vanalinna tänavad käsitöölised, toidumüüjad, vintage vanavaraletid ning erinevad esinejad. See on nagu terve vanalinn muutuks üheks suureks suviseks festivaliks. Kohustuslik jättis. Mõtlesin, et oleme tubased juba peale meie poeskäiku ja väikest jalutust, aga tulime õue ikkagi, kell on veerand 11. Ja siin jalutame. Jalutame jah. Õues on pimedaks juba täitsa. Aga rahvast on nagu murdu õues. Terve promedaad oli rahvast täis. Nii et hästi mõnus soe on ka, kuid ma panin kampsuni selga ja Soonjale ka, aga tegelikult võiks täitsa ilma olla. Aga esimese päeva kokkuvõte on, et väga-väga ilus linn. Ei tohi kokkuvõtet teha või? Okei, no lähme siis. Tõesti väga kaunis vana linn on, aga rohkem linna ma nagu ei ole näinud muidugi on ju. Aldis käisime siis seal. Läksime nii-öelda kesklinnast või vanalinna tsoonist välja on ju. Aga homme me mõtlesime, et lähme Sopotisse. Ma kirjutasin sõbrannale, ta ütles, et ma küsisin, kas ta tahab meiega minna, et siis me täna või homme ei hakka minema. Siis ta ütles, et ei, et minge on ju. Ja see on siin mingi 20-30 mintsa rongiga sõitu. See on mereäärne linn.
kuurort nii-öelda. Anna käsi. Ja lähme käime seal ära. Ja siis õhtul vist lähme shoppama, sest siin on ju hinnad palju paremad kui Eestis ja teistsugused poed. Et mul endal ei ole midagi vaja, tegelikult Soonjal ka ei ole vaja, aga no ma lähen vaatan ikkagi, äkki leiame midagi ilusat ja vajalikku samas ja hea hinnaga. Tere hommikust, järgmine päev ja me suundume Sopotisse. Me siin lähme rongi perroonile, tuleb pilet osta ja no ühesõnaga seikleme natuke. Täna on siuke pilvine, aga suve, aga selles mõttes ongi minu just nagu parem, et ei ole seda lauspäikest, mis tekitaks päikesepiste või et oleks nagu liiga kõrvetav ja palav, aga samas on suve. Nii et ja lähme sinna ja vaatame, mis seal huvitavat on veel. $10 eest saab tulla siia sellele pier, ma ei tea, see ei ole kai ju, veid suurem kui tavaline kai. Võt, aga jalutame siin, pean tal silma peal hoidma, sest et siin on need vahed on päris suured nendel piiretel. Tantsid või? Tantsi! Kui ma arvasin, et hommikul oli palju rahvast siin, siis praegu on ikka nagu kordades rohkem ja inimesi muudkui tuleb sealt rongijaama poolt. Aga meie lähme just ära. Kell on 12 läbi natuke. Võtsime siin natuke näkse, mis me võtsime kaasa ja tõstsime koha pealt ka veel natuke ja nüüd lähme tagasi Danski. Sest et siin päike tuleb välja ja no tõesti ta kõrvetab päris tugevalt. Ja no uneaeg tuleb ka, et ma ei taha vankritudusid teha. Tahaks ise ka puhata, sest öösel see uni oli kuidagi natuke katkendlik. Kuna me ei saanud seda reisivoodit Soonjale, siis eks ma ikka vahepeal vahin ja niimoodi, et ärkan üles, et vaatan, et kas tal on kõik korras ja tekk on peal või ega ta maha pole kukkunud. Aga selline tore linnake tegelikult see Sopot. Et rannapuhkuseks küll nagu väga hea. Aga siin on palju vähem teha kui Gdanskis. Et sellepärast me ka otsustasime, et me ööbime pigem Gdanskis. Kuna Soonja tundub, et tal lund ei ole ja ilm on ka normaalne, et ma võin taga kärutada õues. Me oli nagu nii mega väsinud tegelikult. Siis mõtlesime, lähme shoppama
kohe praegu. Kui ta jääb vahepeal magama, siis las magab, kui maga, siis vahet pole. Ikkagi panin Sonja magama vahetult enne, kui me poodi läksime ja ta oli naksti kohe. Silmad kinni magas. Ja sain mõned ostud tehtud, ma ei proovinud mitte ühtegi asja. No ma ostsin 2 asja endale, 2 asja Sonjale. Ma ei proovinud neid, võtsin lihtsalt ehku peale. Ja nüüd hakkas vihma sadama ja kõik tibutab. Ja me lähme kodu poole. Kuigi Sonja peab magab, aga las ta magab. Me oleme nüüd ärganud. Sonja magas 3 tundi, täiesti hull. Okei, valetan, võib-olla mitte 2 tundi 50 minutit. Tõi magama ostukeskuses. Ma vaatasin Eesti kella järgi, mul käe peal on ikka Eesti aeg. 2:40 ja 3:20 me olime kodus. Siis mõtlesin, okei, ma riskin, ma võtan ta sealt voodist või sealt vankrist välja, tassin selle vankri üles enne kotid, sest et muidu vanker on liiga raske. See oli mingi 5-6 astet on vaja tõsta. Ja tassin ta vankrist välja, võtsin rihmad lahti ja panin ta voodisse, läksin ise kohe ta kõrvale. Silmad tegi küll lahti, aga ta oli nii uimane. Ta oli päris kaua üleval olnud ka. Ja jäi edasi magama. Ja magas veel 2 tundi. Vau! Igatahes, ma näitan teile ostud, mis ma ostsin. Ma ostsin 2 asja endale, 2 asja Sonjale ja ma ei proovinud mitte midagi, sest et ma põdesin, et Sonja ärkab üles, sest esiteks selle oli nii külm, kuigi ma panin talle ühe rätikukese peale ja pusa ka. Selga ma ei pannud, panin talle sealt peale. Aga ma ei tea, vaatame. Need asjad olid nii odavad, et isegi kui need ei sobi, mul ei ole nagu kahju, et äkki annan kellelegi ära. Igatahes vaatame, ma käisin Reservedis ja kuna Reserved on ju Poola oma, siis ilmselgelt seal on väga odavad ja praegu on soodukad ka on ju. XS suuruses võtsin siukse kleidi. Seal oli nii palju kleite, mida ma oleks võinud võtta. Aga ma mõtlesin, et siuke pika varukaga nagu mul ei ole selliseid. Et ma ei taha mingit suvekad ka täitsa on ju. Aga ma proovin siia peale. See on suuruses XS ja maksis 55,99 slottides. Ja ma ei tea, palju see eurodes on, aga ma tean, et see on väga vähe, sest et early check-in'i eest ma maksin 120 slotti ja ma tean, et see on 27 euri. Nii et ütleme, see on umbes pool sellest, ehk siis mingi 13 euri vähem. Need püksid alt ära, sest et ma tahaks selle kleidiga tegelikult välja kohe minna. See on nii koppes nendest pükstest juba. Ma ei võtnud mingi teisi lühikesi ka. Minu just XS ideaalne. Tõmban neid kuskile mujale. Näiteks siia. Väga hea minu meelest. Selline. Ja siin on aasad, ehk siis ma ei tea, kas siin tegelikult oli mingi vöö, kas siin peaks olema vöö, aga sellel ei ole. Aga teate suva ka, sest et isegi kui ta on kuskil appi, ta on nii hea, ta on nii mõnus keha vastas ka. Need ei ole nagu mega mini. Nii. Ja teine asi, mis ma võtsin, Sonja sokk lendas, olid sellised pruunid lühikesed püksid. Need maksid 45,99 XS suuruses jällegi. Sonja, mis sa teed? Sööd? Õuna? Okei. Nii, proovime siia samma. Jällegi ma ei proovinud neid on ju. Aga ma näen, et nad on väga head. Jällegi nii hea ost. Sellised pruunid püksid. Appi kui idekad. Sest et need valged, need hakkavad mulle kitsaks jääma või tegelikult ütleme olgem ausad, need on mulle kitsaks jäänud. Super. Ja kuigi meil on 2 seljakotti, siis kus ma saan ruumi nendele riietele, Sonja pampersid tuleb ära kasutada.
nii et Sontsu, tule siia korraks emme juurde. Vaata, mis emme ostis sulle ja Sonjale. Ma ostsin siis sealt kleidikese, mõtlesin osta matchiva. Kuigi see ei ole päris värvilt sama, aga ta on ka pikkade varrukatega. Kas proovime selgakleiti? Ei taha? Okei, kuule, sul on paljast vepu. Mine tagasi multikaid vaatama. Igatahes see oli soodukaga ka. See on mingi cool ja puksud. Mine tagasi. See on see Cool Club. Ma ei tea, ma olen nagu varem ka kuskil näinud seda brändi. Äkki kuskil, ma ei tea. Olen saanud äkki kelledki vaata riideid on ju ja siis sellega seal näinud neid, aga jah, see oli 29 slotti ja täishind oli 89, mis on 24,99. Oota, kas ma pean midagi puusse või? Sest 20 slotti oli kindlasti 27 euri. Panin 30 talle selle eest. Okei. No võib-olla on see eurodes on kallim. Ja siis ma võtsin ka, kuna see oli ka soodukaga, see oli 15 slotti. Oli selline kollane teesärgikene. See on nüüd see valgus nii kehva. Panen tagasi siia. Ühesõnaga, siin on see kollane särgike selline. Mõtlesin, et sobib minuga, kui mul on. Jah, mul kollast teesärki pole, aga ma näitan seda kleiti uuesti, ma ei tea, kas seal oli näha. Aga siis sellised matchivad oleme. Või noh, mitte päris matchivad, aga mis niipidi. Enam-vähem tegumood on sarnane, ütleme nii. Vot, need olidki kõik. No siis ma ostsin Sonjale 5 pakk trussikuid ka. Aga selline oli siis meie üliedukas shopping. Poleks osanudki paremat tahta. Tõesti mega mõnus, nii pehme kleit appi. Ja sellega me nüüd lähme välja ka, sest et mul on kõht nii tühi. See üks põhimõtteliselt lõuna ja vahele ja kell on juba nagu, kell saab 6 Eestis. Nagu hallo. Ma ei tea, ma nagu veits orienteerun nii kohaliku kui ka Eesti aja järgi, et see tund aega vahet ei ole nagu nii hullu, aga natuke ikka. Vot, aga me peame riidesse, lähme õue. Sonja, kus me oleme täna? Hispaania restoranis või Meksiko? Olla tapas. Mehhiko, jah? Kus sa peidad ennast? Tulime jälle siia kaubanduskeskusesse, sest et see on üks mängunurk lastele. Ja tegelikult ma tahtsin ühte pusa ikkagi Sonjale osta mingi lukuga. Ma ei tea, kas ma vist nägin küll ühte, aga siis vaatame nüüd rohkem ringi ja tegelikult ilm on ka siuke, et vahepeal vihma sadas. Ja noh, eks ta on siuke pilvine, et parem oleme toas siin mängu nurgas. Kõik see hea kraam, mis ma seal Hispaania pärases, ütleme, Hispaania keelt kõnelevate riikide restoranis, ühesõnaga nendest riikidest oli see menüü. Sest jah, ma ei saa öelda, et seal olid tapased, aga seal olid ka fajitad, tacod, quesadillad, et noh, jah, et see ei ole kindlasti ainult Hispaania köök. Igatähes sealt restoranist ta ei söönud mitte midagi põhimõtteliselt. Mingi paar kartulit sõi ja see oli ka kõik, nii et ma ostsin tatart, leidsin tatra, leidsin ka hapukoort. Nii et lähme proovime, vaatame, kas see laps seda sööb. See on mu viimane nagu, ma ei tea, õlekõrs põhimõtteliselt. Tere hommikust või noh, mis hommik enam on, kell on 10 juba. Ja meie täna esimene peatus on mänguplats.
Vaatasin, mis see lähim meil siin on ja kuskil siin peaks ta olema. Seal mänguplatsi, ühesõnaga lähme mängime natuke, siis vaatame edasi. Täna sõbranna tuleb alles kell 9, ei kell 8 õhtul, sest et noh, ta peab kahjuks töötama oodatust kauem täna, mis aasta läbi. Ja sellepärast siis jõuavad nii hilja. Noh, eks rongisõit võtab ka neil tegelikult 2-3 tundi aega vist. Igal pool siin nendes pargikestes ja värkides on sellised toolikesed, nii et ma naudin, uhkan. Ja Sonja siis mängib, mis on ta lemmiktegevus muidugi. Tänane söögilaud on meil selline. Eile siin shopping centris nägin seda sellist buffet lauda. Või noh, buffet nagu restorani. Just nii hea valik. Esiteks mega. Ja siit sai kõike natukene ja Sonja sööki. Sööki noodleid, riisi sai, kana ei taha. Ja, mis sa sööd? Mis see on? Riisi sõid, jah, seda riisi sõid. Mis see on? Makaron. Ja sulati. Jah. Lepitel meile. On täna päris halb olnud vlogimises, aga me olegi midagi väga teinud, sest et Sonja magas jälle 3 tundi. Siis sõime toas ja nüüd tulime õue, oleme kohe rongijaamas, kuigi tegelikult mu sõbranna rongi saabumiseni on tund aega. Aga mõtlesime, et lähme varem sinna kohale, eks seal lähiümbruses saab ka nagu kuskil olla, jalutada, midagi teha. Et oleme varem kohal kui see, et hakkame pärast kiirustama. Kohe teeme. Anna, Aurelia! Täna on mega hea ilm, veits tuuline on, aga suve. Ja siin tüdrukud söövad oma snäkke. Ja hiljem me lähme paadiga sõitma, vaatasime paadi marsruudi välja kellaaja. Nii et täna tuleb siuke turistikas päev. Selle võtta. Do you want some? Of course, I mean that's for all of us. Thanks. Tulime sööma põhimõtteliselt pelmeene, aga siin on väga huvitav, siin on magusad ka, et see on nagu väga traditsiooniline Poola toit. Šokolaadiga ja mingi väga huvitav. Aga siin on ka traditsioonilisi muidugi. Need on soolased, need on magusad ja veel soolased. Take this one. Oota. Yeah. First I tried to. Yeah. I want to move already. Oleme paadi peal. Paadi, juba liigume. Et saame näha natuke veel teise nurga alt Gdanski. Zacumowany przed wyspą statek Sołek to pierwszy statek.
Gdańszczanie opowiedzieli się po stronie kula pod niebo, będzie krzyżaków i rozebrali siedzibę. Gdańsk leżał bardzo korzystnie nieopodal ujścia Wisły do Bałtyku. Wszystkie towary, które były Wisłą transportowane z całej Polski, celnie załadowano na statki. Inaczej leży na drogowce. We have made a turn and are now headed towards Westerplatte. Those who would like to do so can disembark and take a walk around the peninsula. Me oleme jõudnud randa, siin on mega suur rand. Sõitsime siis laev, paadikesega, pigem on see siuke, see ei ole laev. Siis ma ei mäleta, mis selle koha nimi on. Mingi Westerplatten vist või? Ühesõnaga sellisesse kohta ja siis võis nagu laevaga tagasi sõita või siis siia jääda järgmise paadiga tagasi või järgmise või mis iganes. Et kella 8 vist nad sõidavad. Nii et praegu tegime siin peatuse ja siis sõidame tagasi. Täna on meie ametlikult viimane päev siin Poolas, Gdanskis ja kõnnime karusselli juurde. Eile me väga midagi ei rääkinud ja sest ongi üritan nagu olla hetkes ja mingid väiksed klippe teha, et nagu endale mälestuseks lastest ja värki. Ja siis jah, Sonja, tule siia, tule ära. Ja ühesõnaga jalutame siin ja täna õhtul kell 6 läheb sõbranna lapsega ära, lähevad rongi peale. Ega meilgi siin pikka pidu pole, et meil on homme 6:30 on juba lend. Ehk siis me öösel, väga öösel, keset ööd ärkame üles ja sõidame lennujaama poole. Tellisin Bolti juba ära, mul pole küll seda kinnitatud, mul kinnitati ära, aga siis ma muutsin selle ära 15 minutit varem ja nüüd mul ei ole kinnitust veel olnud. Nii et loodame, et tänase päeva jooksul saan selle kinnituse ikkagi. It took me 3 years. Oh. Because we did eventually the... He took a lawyer.